No nii, tõmmake tagasi, kell on praegu siis 16:34. Kuskil kella 4-5 umbes avatakse siis Rakvere Vallimäel staap, kus ma saan oma siis Rakvere ööjooksu asjad kätte. Varsti ma olen sinnapoole teel. Ma olen siin praegu üle 2 tunni siis hotellis puhanud või noh, jah, umbes üle 2 tunni. Käisin siis vahepeal ka massaažitooli peal, seal on ka massaažitool olemas koridoris. Käisin massaažitooli peal. Tegelikult ma ütlesin kella, aga kell on siis 16:35 praegult. Kohe varsti ma panen ennast riidesse ja käin natuke poodlemas ka. Mul on vaja endale osta siis igasuguse vöökott, kus on endale asju panna ja sedasi. Ma siis näitan teile kohe varsti oma riietuse ära, mida ma praegu kannan. Ööjooksul minnes ma vahetan natukene riideid. Ja võib-olla endale kindlad ka ostma, kuigi praegu olid päris soe, aga noh, õhtu ja öö võib olla päris külm nagu. Vaatan siin kööki, telekat, nagu see köögiseriaali nagu siis, sedasi. Aga jaa, ma arvan, ma tahtsin millestki veel rääkida, aga ma enam ei mäleta. Mul on uus soeng ka, siukene, noh, väike madal soeng, aga antennid on muidugi püsti, võtab laine sealt kosmosest. Aga hästi, ma näitan teile kohe oma riietust ka, näeme hetke pärast. Nii, ma loodan, et siit on midagi näha, ma näitan teile siis ka oma riietust. Et see roheliste valgunooltega pusa mul seljas on siis ostetud New Yorkerist, käin sageli Pärnu New Yorkeris kaupa vaatamas. See maksis kõigest 10 eurot. Jalas on mul siis sinist valgunooltega püksid, nagu te näete. Dressipüksid, need maksid ka 10 eurot ja on New Yorkerist. Nime, no siin püksid mingi nimi nagu Roach või niisugust nagu. Ja tundub, et jaa, pusa peal näitused Roach. Siin on nagu Roach ja siis siin on ka Roach, nii et noh, see on tegelikult nagu sama siis mingi noh, kompanii riided, aga lihtsalt sinist valgunooltega pusa olukorda polnud, et püksid nagu siniste nooltega, valgunooltega ja siis pusa on roheliste valgunooltega. Särk on mul täiesti tavaline, seda ma ei tea, kus muretsetud on. Sokid on täiesti tavalised, ma ei tea, kus need muretsetud on. Et võt selline minu praegune outfit siis ja ma näitan teile mõningaid riideid ka, mis ma selga panen, kui ma välja lähen. Ja ööjooksul minnes ma vahetan oma riideid, panen natukene paksemad riided selga. Et mul soojem oleks kindlasti. Niimoodi. Aga olen kohe hetke pärast tagasi. Antud müts peas on ostetud siis Pärnust Humanast vist, kui ma ei eksi. Sai mingi 1 või 2 euroga umbes. Jope on ostetud New Yorkerist Pärnus 10 euroga. Siin on mingisugune lahe tekst on peal nagu, et jah, siin on siis mingi Black Squad, mingi noh, must tiim või mingi sukene teema, sukene nagu siis ütleme sõjavärvi jope, ütleme sedasi nagu. Jalas on mul siis ema kerged tossud, mul polnud täna midagi paremat jalga panna. Kahjuks, muidu mul oli plaan osta 40 euroga endale spordi jalanõud, aga praeguseks ma neid osta ei jõudnud, aga võib-olla järgmises korras ma ostan endale oma spordi jalanõud. Et praegu mul ema kerged jalanõud jalas, et enda käibest on mul lihtne siis ööjooksul osaleda. Et kui palju maksid, ma täpselt ei tea. Ja no väga head kerged, ei tunnegi, et midagi nagu heas oleks. Et see oli mul siis peamine kiht praegu siis ka. Hetkel mul kindaid pole, muutusin maha. Salli ma kaela pannud, sest tundub veel soe ilm ja sedasi. Nüüd ma hakkan minema siis poodlema ja oma staadimaterjali välja võtma ja näitan teile hotelli tagasi jõudes hiljem, mis ma ostsin. Ja võib-olla teeme uskele veel mõningaid lisaklippe. Nii et näeme hetke pärast jälle. Nii, tõmmast teile tagasi. Ma olen liikuma siis Rakvere Vallimäe poole. Kell on 18:04. Kella 5-9 saab
stardimaterjale kätte. Ma ei tea, kui hästi te mind kuulete. Siin on väga palju autosid liigub praegult. Ma käisin ka siis reaalses keskuses. Nagu te näete, käisin natuke ostlemas. Kui ma jõuan, siis ma ütlen teile seal hotellis, mis ma endale ostsin. Mul läheb natukene kiiresti muidugi. Ma lähen püüan oma stardimaterjalid kätte saada, siis hotelli tagasi minna, riided ära vahetada ja vast jälle minna tagasi Rakvere Vallimäele, et siis oma võistlustel minna edasi nagu. Ma tahan söömas ka ära käia. Ma pole ammu söömas käinud. Nii et näeme siis mingi aja pärast vast uuesti. Telefon mul kogu aeg jamab täna. Nagu, kuna ma panin suurema SD-kaardi sisse, kui tegelikult telefon välja suudab kannatada. Ma arvan, et põhjus võib olla selles. Et jah, ma proovin jah nüüd siis Vallimäele jõuda. Ma loodan, ma mingi pika ringi seda ei kõnni. Ma peaksin suht kohe kohal olema. Et sedasi. Aga hästi. Näeme mõne päevast jälle, ma pean nägema, kuhu ma minema, ma ei tea, GPS-i. Et sedasi nagu. Ma siis praegu lõpetan. No nii, tulemast tagasi, ma hetkel liigun siis Vallimäe poole. Kell on siis 18.08. Ma käisin vahepeal ka reaalses keskuses. Siin seda väga palju autosid praegult, nagu näete. On mul siis reaalses kott käes. Siin on natukene kaupa. Kui ma jõuan, siis ma näitan hotellis ka, mis on ostsin valmis. Ma lähen oma stardimaterjalide järele. Stardimaterjalide peab staabis kätte kella 5-9-ni. Kõik on läbi 6-9 minutit, ehk siis 8-9. Ma pean kohe vastavasti kohal olema. Ma loodan, et ma saan selle asjaga kiiresti ühele poole. Ma tahan hotelli tagasi jõuda, oma riided vahetada ja siis jõuan ruttu nagu sööma ka. Ja ma loodan, et ikka mind kuulete. Siin tõesti liigub hetkel väga palju autosid. Ma loodan, ma mingi pika ringiga siia Vallimäe poole ei kõnni. Seega on meil staap lihtsalt koha peal. Aga ma joon ennast väga ära kurnatud nagu. Ja sedasi. Ma pean poolegi jõudma, ma kindlalt veel kusagilt osta nagu. Ja ma tahtsin sööma jõuda, ma pole otseselt midagi ammu söönud, et väike kehakinnitus ka enne ära minekut tuleks. Kuluks nagu marjast ära. Ma vaatan selle lahti, kuhu ma sööma jõuan, saan minna. Ja sedasi. Et aga hästi, ma mõtlesin, ma teen teile vahepeal väikse sissekande ka. Ja õigus, ja mul telefon jammab täna väga tihti, ütleb, et SD pole saadaval, SD-kaart pole saadaval. Tõenäoliselt selle tõttu, kuna ma panin telefoni suurema SD-kaartiga, mu telefon suudab nagu vastu võtta või aktsepteerida, ma arvan. Panin telefoni 64 gigabaiti SD-kaardi, aga telefon suudab ainult 32 gigabaitti sedasi nagu. Siin on tõesti väga valin, nii et hästi. Loo ka väga hästi edendada ei taha, aga ma püüan ennast isegi parima anda, et mingi ägedama loogi teha. Et ma ägedama loogi teieni tuua nagu. Aga no hästi, ma proovin siis Vallimäele jõuda ja siis kui võimalik teen vasti mingi aeg ja siis tagant kusagil nagu. Näeme peatselt. Leidsin siis siin kindluse ka hetkel. Olen siin siis kindluse juures. Seal eespool on siis see koht, kuhu ma minema pean. Seal ma saan oma stardimaterjalid kätte. Seal on meil siis see põhibaas, see staap nagu. Aga siin on jaa nagu see Rakvere kindlus siis nagu. Kuna ma jõuan siia alles õhtul ja tagasi öösel, siis ma näen tõesti valdustatuna ka. Ja võib-olla ma ronin pärast siin üles ka võib-olla. Praegu ma hakkan sinna minema nagu. Ma ise pean minema sinna, kus näete 11 kilomeetrit nagu. Ma pean ise peal sinna poole liikuma. Et muidu kindlus on pisal siukene välja. Ja seal taga on suur pull ka. Ma lähen pärast siit tagasi ja võib-olla näitan teile seda pulli ka veel siis.
Jah, aga väike sissekanne, ma olen vastupidi kohe kohal, nii et ma praegu lõpetan. Ja kus võimalik, seal ma olen veel sissekandeid siis teile ka. No nii, tahtsin teile näidata, et mul on tänasest tulnud terve suur patakas viiakaid nagu alles, et mul on raha täna nii peenlasti, et mul on sealt mingi terve viiakate punt nagu praegu meil on siin veel vaba raha 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Ja ta meil vaba raha lihtsalt viiest kuhi punt, siukene hiigelpunt viieseid. Ma panen raha ära ja siis räägime kohe edasi, me vaatame, mul siin võtmed välja ei kukuks, see oleks paha lugu, kui ma võtmed ära kaotaksin. Niimoodi. Palun võtmed püsige sees, ärge kuskil ära kaduge. Ma olen hetkel veel siin Rakvere selle, lossi juures olin ma nagu, ma käisin seal staabis ära, sain oma stardimaterjali särgi kätte. Nüüd ma võib-olla proovin söömas ruttu ära käia. Siis ma sõidan taksoga juba edasi-tagasi, sest jala enam käia ei jõua, ma ei taha ennast liiga ka ära kurnada ega väsitada. Ja siis juba näeme jooksurajal nagu. Nii, tere tulemast tagasi, kell on hetkel juba 20:40. Ma hakkan kohe vaikselt rajale minema sinna starti ja võistlustele, nagu sinna Rakvere jooksul võistlema. Mul kahjuks polnud aega pikemat sissejuhatuspäev teha, kuna ma lahasin oma telefoni ja puhkasin hotellis, aga ma näitan, et näete, mul on siukene ööjooksusärk on praegult seljas. Ma näitan, kui ma täna jõuan näidata, siis ma homme näitan kindlasti teile hommikul rohkem oma asju. Ma panen korraks pausi peale ja näitan teile oma numbrimärgi ka ära. Info on mul siin, numbrimärgiks on siis 2761 mul. Siin on siis nagu asjad ka peal, nagu, et Rakvere ööjooks ja kõik muu taoline nagu on siin siis üleval. Vaats edasi nagu. Et jah, ma tellin takso ette, sõidan taksoga nagu sinna, jala ma minna ei suuda. Jopel selga panna ei saa. Või tõenäoliselt see võib-olla saaks niimoodi, aga ma ei tea, ma nagu pusaväel loodan, et mul külm ei hakka nagu. Panen talle salli kaela ja paksema mütsiga kindlasti nagu. Nii et näeme siis mingi aeg jälle. Võib-olla ma loogin nädata raja peal ka, eks näis.